olen Jaan Varts, te vaatate ajakirja Kitarr 11. numbri õppevideot. Tänaseks teemaks on meil pentatoonikad ja nende seotus caged süsteemiga. Video on täienduseks mõeldud artiklile. Kahjuks kõiki näiteid ja sõrmestusi me ei jõua läbi mängida, siiski näitan teile ära kõige olulisema ja edasi suudate kindlasti ise kõik tuletada. Alustuseks õpime ära C-tuur pentatoonika G-sõrmestuses. See käib niimoodi. G-sõrmestus on ta sellepärast, et ma saan mängida siit C-akordi G-kujuga. G-akord käis niimoodi ja kui ma nihutan ta C-nooti, siis meil ongi C-akord G-kujuga. Nagu te juba märkasite, siis ma mängisin C-akordi enne ja pärast pentatoonika mängimist. See on sellepärast oluline, et esiteks teil tekiks konkreetne helistiku tunnetus, teiseks sellepärast, et teil tekiks seos pentatoonika akord, mis on ülioluline soolode ja fillide improviseerimiseks. Kolmandaks on see oluline sellepärast, et aeg-ajalt peab lihtsalt akordid üle korduma. Teise pentatoonikana vaatame C-moll pentatoonikat E-sõrmestuses. See käib niimoodi. E-sõrmestus on ta sellepärast, et siit me saame mängida C-moll akordi E-kujuga. E-akord käis niimoodi. Ja kui me nihutame ta üles C-sse, siis me saamegi C-moll akordi E-kujuga. Täpsemate nõuannete saamiseks lugege läbi artikkel ja tehke kaasa kõik näited, siis leiate kindlasti üht-teist põnevat sealt enda jaoks. Järgmises ajakirjas vaatleme laade ja kuidas nad on seotud juba õpitud pentatoonikate ja akordidega. Seniks aga näpud villi, kohtumiseni!